Tere kõigile ka minu poolt. Ma siis lühidalt konverentsi lõpuks tutvustan ka siis lasteabitelefoni 116111 ja kadunud lastatelefoni 116000. Ja ma kõigepealt sooviksingi küsida, et palju teist teavad lasteabitelefoni 116111, et võite käed tõsta. Umbes kuskil pooled. Siis ongi hea üle korrata ja teistele ka siis teada, mis see on. Nii, lasteabitelefon on siis üleriigiline nõuandetelefon, millele saab teavitada abivaevast lapsest ja probleemist, mis on siis seotud lastega. Lasteabitelefon on avatud ööpäevaringselt, on kõigile helistajatele täiesti tasuta ja soovi korral saab ka jääda siis anonüümseks, kuid me kõik kõned alati ka ikkagi fikseerime. Kõnedele vastatakse siis eesti keeles, vene keeles ja võimalusel on abi saadaval ka inglise keeles. Peale selle, et meile saab helistada, on meil ka teisi võimalusi, kuidas meiega kontakteeruda. Üheks võimaluseks on Skype, sealt siis sisse kirjutad lasteabi 116111, sealt saab samamoodi ööpäevaringset nõu. Teine võimalus on minna meie kodulehele www.lasteabi.ee ja seal on vasakus veerus on nupp küsi nõu ja siis saab otsest online nõustamist ning seda ka siis ööpäevaringselt. Ja kolmas võimalus on ka siis kirjutada meile info@lasteabi.ee ja kirjadele vastame siis umbes 24 tunni jooksul. Oleme ka Facebooki lehel, et ükski laps ei jääks abita, kuidas ta vajab, kus me siis jagame erinevat informatsiooni ja uudiseid lastega seotud teemadel ja ka oma tegevustest. Mis on veel hea uudis, et uuest aastast on meil tulemas ka välja lasteabi rakendus nii Android kui iOS platvormil, kus siis samamoodi on võimalus siis otse chattida. Seal on erinevad küsimused-vastused, just sellised populaarsed küsimused, millele vastus tahetakse ja erinevad ka videoid ja mänge, et see rakendus on siis pigem suunatud lastele, aga kõik muidugi soovitan alla laadida. Et mida me siis teeme? Et meie telefoni kaudu on siis võimaldada kõikidel isikutel abivaevast lapsest. Meie siis tagame vajadusel selle info vastava spetsialistini, kas siis politseile, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale, lastekaitsetöötajale, ohvriabitöötajale, oleneb alati siis juhtumist, et kellele see edastatakse. Pakume ka siis lastele ja lastega seotud isikutele sotsiaalset nõustamist ning vajadusel ka kindlasti kriisinõustamist. Telefonile võivad helistada lapsed ja ka täiskasvanud. Ja täiskasvanud siis ükskõik kes, lapsevanemad, sugulased, sõbrad, juhuslikud abivaeva lapse märkajad, spetsialistid. Ja me siis teeme väga tihedat koostööd erinevate asutuste ja spetsialistidega. Väike ülevaades probleemidest, millega meile enim helistatakse. Mis puudutab täiskasvanud helistajad ja kontakteerujaid, siis põhiprobleemideks on ikkagi hooletusse jäetud lapsed ja väärkohtlemine. Ja väärkohtlemise kõik 3 liiki, et seksuaalne, füüsiline ja vaimne. Palju on ka sellel aastal on just küsimusi hooldusõiguste kohta, et vanem küsib nõud, mida teha ja mis õigused mul on. Mis puutub aga lapsehelistajatesse ja kontakteerujatesse, siis enim kerkib esile ikkagi suhtlusprobleemid. Kas need on siis vanematega suured arusaamatused, oma sõpradega, tuttavatega või tihtipeale ka viimasel ajal on palju probleeme lastele õpetajatega. Koolikiusamine on väga tugev teema, millest on ka siin mitmeid kordi räägitud. Ja paljud lapsed helistavad just oma sõprade pärast, neil on oma sõbra pärast mures ja seal on mitmeid selliseid suitsiidimõtetega noori ja interneti turvalisus ka. Eelmine aasta oli meil siis kokku kuskil 3500 kontakti telefonile ja see teeb seda, et umbes on meil kuus keskelt läbi 300 kõnet. Siin on väike ka ülevaade, et eelmine aasta teenust testiti üle 1500 korra, et seda on päris palju, aga vähemalt numbrit nähakse ja teatakse. Politseile edastasime siis 21 juhtumit ja kohalik omavalitsusse 40. Võin öelda, et see aasta on neid juhtumi edastamisi olnud palju rohkem. Juhtumid on muutunud tõsisemaks ja teenuse testimist on tegelikult jäänud vähemaks.
Andmekaitse. Et mainiks ka selle ära, et andmekaitse põhimõtted ei tohi olla takistuseks mitte kunagi abivajavast lapsest teatamisel. Et laps ja tema heaolu ning lapse parimast huvist lähtumine on ikkagi esikohal. Ja oleme ka seda teinud, et vahel seirame sotsiaalvõrgustik, et vaatame, mis seal toimub. Ja kui leiame midagi kahtlast, siis edastame ka selle info. Mõned põhimõtted, mille järgi me siis käitume, et alati tuleb tegutseda siis lapse parimast huvist lähtudes. Me usume last, ise kui siis, kui vahel tundub, et see jutt ei pruugi olla üldse nagu usutav, aga me alati usume ja edastame kõik juhtumid. Kiidame lapsi, et nad on oma loo ära rääkinud, sest see nõuab alati ka suurt julgust. Fikseerime siis juhtumi, edastame selle. Ise jällegi ei vii läbi uurimistoimingud, et usume ka seda, et last ei tohiks mitmeid kordi siis küsitleda, et seda peaksid tegema professionaalid, eelkõige siis politsei. Ja ka see, et ei ole vaja, et last oleks korduvalt väärkoheldud, et sekkuda tuleb koheselt, kui sellest teatakse. Siis on meil ka üle-euroopaline kadunud laste telefon. Kadunud laste telefon käivitati siis alates 2011. aastast numbri 116000 kaudu, mis on siis igas Euroopa liikmesriigis sama. Ja kadunud laste telefoni on siis võimalik teada anda kadunud lapsest nii Eestis kui mõnes muus Euroopa riigis. Et kui te olete näiteks välismaal, lähete näiteks Prantsusmaale ja juhtub midagi, teie laps läheb kaduma, siis võite selle numbri helistada. Arvatavasti eesti keelest abi ei saa, aga inglise keeles kindlasti ja kuna me teeme väga tihedat piiriüles koostööd Euroopaga, siis on võimalik, et kuidagi meid kaasata sinna. Mis siis selle kadunud laste raames teeme? Samamoodi siis antakse esmased juhised situatsiooniks käitumiseks, et olenevalt siis alati situatsioonist viiakse läbi kriisinõustamine ja pakutakse emotsionaalset tuge nii täiskasvanute, kelle lapsed on kas kaduma läinud, röövitud või kui vanemad näiteks kahtlustavad, et laps võib kodust ära joosta. Ja samuti siis emotsionaalset tuge pakutakse ka lastele, kes siis mõtlevad, et nad tahavad kodust ära joosta või on seda juba teinud. Ja see kadunud laste telefon 116000 on siis samamoodi avatud ööpäevaringselt. Ta on kõikidel eestled tasuta, anonüümne ja vastatakse samamoodi eesti keeles, vene keeles ja võimalusel inglise keeles. Kadunud laste telefon on siis operatiivne 27 Euroopa liikmesriigis, lisaks ka siis Albaanias ja Serbias. Ainus Euroopa liik, kus praegu see operatiivne ei ole, on Soome, aga on kuulda, et uuest aastast saab see ka seal toimima. Kes siis on kadunud laps? Et meilt on päris palju küsitud, mis me üldse mõtleme kadunud laste all. Kui me lähtume siis Euroopa definitsioonist, millest lähtuvad siis kõik need kadunud laste telefoni operaatorid, on siis, et kadunud laps on kodust või hoolekandeasusest ära jooksnud, vanema poolt röövitud alaealine, kolmanda isiku poolt röövitud, saatjate sisserändaja või eksinud või muul moel kadunud alaealine. Kuna hetkel meil väga palju see kadunud laste telefoni kõnest ei ole, siis need probleemiloetel on kõvasti väiksem kui lasteabil. Aga jah, põhiliselt siis on helistatud sellepärast, kui laps ongi siis kas ära jooksnud või kadunud, et vanem ei tea, kus laps on. Lapsed ise helistavad vahel ja ütlevad, et ma ei taha koju minna, et mis ma teha saan. Siis me räägime lapsega, et olenevalt siis olukorrast, et mõnikord tegelikult ei olegi nii hull ja mõnel korral peab tegelikult suunama siis lapsekas turvakodusse. Ja üks suur probleem on ikkagi see, et vanemad on infosulus, et kui hooldusõigus on ära jagatud ja näiteks üks vanem ei saa oma last kätte samal ajal, kui ta on teise vanema juures ja eriti kui on veel teada, et selle teise vanema taust ei ole võib-olla kõige puhtam, siis vanemad lähevad väga kergesti paanikasse. Sellised juhtumid on meil ka olnud. Väike statistika siia juurde, et Politsei- ja Piirivalveameti statistika järgi oli eelmine aasta 1000 kaduma läinud last ja selle aasta 8 kuuga 1400. Pean ka kindlasti mainima, et suurem osa nendest moodustavad ikkagi sellised korduvjooksikud. Ehk siis lapsed, kes pidevalt jooksevad kodust ära ja kellega tuleb tegeleda. Meil on siin kõnetarv väga väike, aga nüüd me oleme aina rohkem oma numbri propageerinud
ja loodame, et siis uuest aastast need tõusevad. Et milleks see kadunud laste telefon üldse vajalik on, seda küsitakse meilt ka tihti peale. Et pärast seda, kui Schengeni piirikontroll siis likvideeriti, on need ära jooksnud ja kaduma läinud laste juhtumid puudutama hakanud rohkem kui ühte geograafilist territooriumi. Ja need juhtumid on muutunud siis aina tõsisemaks. Ja selleks ongi siis loodud selline üle-euroopaline ühtne number, et igas riigis on see sama. Ja uuringud näitavad ka seda, et lapse kadumise esimesed tunnid on olulise tähtsusega, ehk kiire reageerimine on kindlasti vajalik. Ja Euroopas teavitatakse siis iga 2 minuti tagant kadunud lapsest. Ja siin on ka väikest sellist faktiteamis, et 25% jooksus olevatest alaealistest seisavad silmid siis tõsiste riskidega, ja sealhulgas siis seksuaalse ärakasutamise ning inimkaubandusega. Ja lapsed, kes siis kodust ära jooksevad, teevad seda selleks, et pääseda kas vägivallast, hooletusse jätmisest või siis ärakasutamisest. Need lapsed ju kunagi ei jookse millegi juurde, vaid nad jooksevad pigem millegi eest ära. Ja kui lapsed siis kodust ära jooksevad, siis tuleb seda võtta kui varajast indikatsiooni, et laps võib olla ohus. Nii kodus või hoolekandeasutuses, kui siis ka jooksus olles. Selle kadunud laste telefoni raames oleme siis loonud ka vabatahtliku võrgustiku. Mis see siis tähendab? Et igast maakonnast on üks vabatahtliku võrgustiku juht, kes siis aitab politseil oma maakonnas organiseerida neid kadunud lapse otsimist. Et pigem siis võib-olla sellisest kogukondlikust aspektist ja võib-olla sotsiaalvõrgustike seirates. Samuti teavitavad nad siis oma piirkonna elanikke kas siis sellest kadunud lapsest või siis samamoodi teevad ennetustööd rääkides nendest teemadest, miks nad kaduma lähevad ja ka tutvustades meie siis neid telefone. Tänu millele me täna kõik siin oleme ja mille raames see konverents on korraldatud, on Euroopa projekti 11600 teenuse pakkumise parendamine Eestis, mis on siis rahastatud Euroopa Liidu Daphne programmi poolt. Selle programmi ja projekti eesmärgiks oligi siis tõsta Eesti elanikkonna teadlikkust sellest kadunud lapse numbrist, samuti ka spetsialistide teadlikkust, koolitada siis nõustajaid sellel teemal ning luua vabatahtlike võrgustik. Et me leiame, et me oleme suutnud need eesmärgid saavutada ja tore, et me oleme saanud korraldada sellise ürituse, nagu see täna on olnud. Ja tahaksingi tänada teid, et te mind kuulasite ja selles ka, et te täna kõik siia kohale tulite ja loodan, et saite palju uut ja põnevat teada. Aitäh! Ja aitäh Enelisile, kes tegelikult on selle vaeva ette võtnud ja selle konverentsi korraldanud. See on suur töö olnud. Ma tean, kui palju sa oled närvirakki pidanud kulutama, sest et ka minu elus on olnud esimesi konverentse, mida ma olen pidanud korraldama. Nii et seetõttu palun veel üks maruline aplaus ja siin on üks väike üllatus. Aitäh!